Me teame, et täna on sul hommikune trenn tehtud. Kuidas sul on? Teed trenni kiirelt ära, et saaks koju tulla tindistama? No sõltub päevast, iga päev ei ole sellist tuhinat, aga kui mõni õhtu on näiteks hirmus kitarrituhin peale tulnud ja üritad mingit uut asja õppida näiteks, et siis ikka jah, et ütleme, mulle üldse, kuulan palju muusikat ja niisugune kitarrimuusika ja klassikaline rock ja sellist asja ma üldse palju kuulan ja turniiridel ka mul, kuna seal on ka päris palju vaba aega, siis mis ma viimasel ajal teinud olen, ma olen guugeldanud, otsinud selles linnas, kus ma parajasti viibin, olen otsinud näiteks kitarripoe üles ja läinud sinna, et vahest lastakse lihtsalt prooviruumis proovida seal natuke mingit pille ja et see on hästi äge minu jaoks, et aga ma olen veel täitsa, minu mäng on täitsa lapse kingades, et selles mõttes ma vaikselt töötan selle kallal, et saada ka kitarris paremaks. Sul on ka abimees, et sa päris iseõppija ei ole, et Jaak Põldmaa on siin päris palju toetanud. Jah, Jaak on nii-öelda minu kitarrimentor, et tema mängib päris hästi et ta harjutab oluliselt süstemaatilisemalt kui mina, et tema muidugi ei reisi, et ütleme, see eelis tal on, et ta on ikkagi koha peal, aga jah, ta elab Londonis, et ma olen ka külas käinud ja siis selle elektrikitarri ostsin tema abiga ja saadame üksteisele kitarrivideosi, kui keegi on mingi loo või midagi selgeks õppinud ja videosi, et hea, kui on sõber, kes jagab nagu sarnast huvi ja saab üksteist nagu utsitada ja üksteisele videoid saata, aga jah, kui tema video tuleb mulle, siis see teeb nagu alati kadedaks, et ta on ikkagi mäekõrguselt üle minust veel, aga jah, tema on niisugune, kes aitab mul, ütleme, nii-öelda isegi treeningplaani koostada võib-olla. Jürgen Zopp mitte ainult ei ürita rokiklassikud järgi mängida, vaid veedab palju aega ka nende kohta lugedes. Kaua sa seda kollektsiooni oled endale varunud? Ei, ütleme, ega see mingi meeletu kollektsioon ei ole, aga jah, mulle meeldivad muusikute autobiograafiad, et suur lemmik on Bruce Springsteen, siis teda olen 3 korda laivis näinud, Slash, Guns N' Roses, Duff McKagan, see bassimees, Steven Adler, trummar, Keith Richards loomulikult Rolling Stonesist, praegu loen Kissi, selle nii-öelda frontmani Paul Stanley autobiograafiat. Et kui mul kuskilt, eks ma jälgin muusika mingeid niisuguseid uudiseid või asju ja loen asjade kohta, et kui kuskilt tuleb mingi autobiograafia või mingi raamat jälle välja, mis ütleme, on sellest muusikast, mida mina nagu kuulan, siis ma ikka hangin selle endale või tuleb mingi DVD, et siis, aga ma ei tea, nüüd on juba kõik, nii palju on YouTube'is, et enam nagu väga DVD-si ei kogu, aga jah, ma alati kuidagi eelistan, kui ma näiteks kuulan kuskil Spotify's ka muusikat, siis ma alati kuidagi eelistan live-versioone kuulata mulle, et ma ei tea, minu arust on, kui on hea artist, siis alati live-versioon on nagu parem kui see stuudioversioon. Võib-olla, ma ei tea, see tundub ainult mulle nii, aga jah, nii on. Pillimäng on tennisistide seas au sees. Teiste seas on kidramängijana kuulsus kogunud 7-kordne Suure Slami tšempion John McEnroe, bändiga on laval käinud ka vennad Brianid ning endine esikümnemees Yannick Noah teeb lausa laulja karjääri. Et ma olen veel näinud vahest, kellelgi on kas kitarr kaasas või nagu ma olen näinud mingeid videosi, et ma arvan, paljud on veel avastanud selle, et see on niisugune hea, muidu on see kogu aeg on tennis ja reket ja pall ja selles mõttes niisugune, ma arvan, see on nagu hea vaheldus korra, minul aitab näiteks nagu, kui ma milleski muusikas, kui ma tõesti leian mingi raamatu, mis mind väga huvitab või mingi teema, mida uurida, siis tõesti nagu muusika on üks väheseid asju peale tennise, mis mind väga-väga nagu paelub, et millesse ma võin nagu täitsa sisse minna, et ma ei oskagi tegelikult mingit muud asja nimetada peale tennise, et ma tunnen, ma olen hästi õnnelik selles mõttes, et ma olen selle maailma nagu enda jaoks avastanud,
et seal on nagu nii palju asju, mida uurida ja veel minna ajast tagasi ja nagu laiendada ka seda rock ja blues ja country ja ütleme, et selline. Et ma väga loodan, et rockmuusika välja ei sure, et Rääkisime siin suurtest bändidest, suurtest kontsertidest, aga palju sa Eesti muusikat kuulad ja palju sa jõuad nendele laividele? Ma ikka kogu aeg jälgin, et kui ma vahest siin jälle Eestisse jõuan, et siis kui keegi kuskil esineb või et mul väga Eesti muusika ja Eesti bändid meeldivad, et Terminaator meeldib väga, Smilers, Lenna, siis mis seal veel, Columbus Chris meeldib väga, et neil homme on sünnipäevakontsert, et võib-olla isegi lähen, et niisugust head muusikat on Eestis palju ja kihvte tegijaid, et neid on veel, nimetasin neid mõned praegu, et kui suvel, eriti suvel, et väga meeldib nagu live muusika, et nagu ma vist enne ütlesin, et mulle alati meeldib nagu isegi kui telefonis kuulan, siis kuulan tihti live versioone rohkem kui stuudioversioone, et nagu minu meelest nagu heal artistil alati kuidagi see live on ehtsam ja nagu minu kõrvale see kõlab nagu paremini. Võib ju küsida, kas see ongi siis see valdkond, kuhu Sopp pärast tennisekarjääri maanduda tahaks. Vastuseks sellele saime teada, et mõnes coverbändis mängimisel on Jürgen isegi mõelnud. Kuidas aga on lood lavanärviga? Ei, samamoodi läheb nagu tennises, et midagi puterdad ära ja midagi läheb õiesti. Et väga siuke sarnane, ütleme, siuke mindset peab olema, et siuke keskendumine ja samas see närv aitab keskenduda ja ma muidugi ei tea, mis tunne on, ma ei tea, laval esineda reaalselt, et ma lavale ütleme veel ei kipu, et ma mängin siin oma kodus või mõnele sõbrale või sugulasele.